Tere tulemast meie keldrisse. Täna on see päev, kus siis üritaks enam-vähem ära sorteerida, mida siit vaja ei ole. Ja panna lihtsalt ära riiulitesse asjad eest ära siit maast. Ja üleval pööningul on ka meil hästi palju pappi. Et siis viskab need ka ära. Vaatame siis, proovime siin mingit korda luua. Jah, elu naistega on nagu on. Ei saa ilma nendeta, ei saa nendega. Havel oli siis tänane. Viime ära selle sodi nüüd ikka, sa ei viitsi, jah. Siin no teeme siis ära, Teen selle ospi ennem. Ja siin on nii palju, siin on kõik see ige ja köögi papp veel alles ja peasüüdlane tuli ka, Viime selle asja ära siis siin. Marek, kuidas on tunne siis? Vana mälestus. Nüüd on alla tassida. Rebitab mu haavad lahti kõik jälle. Jah. Ma ei tea. Remontide küll viitsis seda uuesti. No nii, kas sai natuke paremaks selle olukorra siin või? Need siin tuleb elektroonikasse veel viia. Siis sai siia niimoodi pandud. Et nüüd lükkan oma rattaga siia. Aga parem ikka. Pole norm. See käru on päris suur. Ma ei oska see midagi lisada. Vaadake, et see on terve. Siin on paar kastikest veel. Ja nüüd on ilusti pööning puhas ja enne jõule on talgud tehtud. Selline see tantsuplats nüüd sai siis. Aga mingid tööristu tuli nende asjade välja vaata. Ma ei tea, kas seda Depo Espertust tööristaks nimetada, aga ikkagi tööristad. Ja siin on DJ pult, kõlarite karbid, neid võtsime alles. Ei tea, mis see suure prussiga tean. Siin on laevööd veel. Saab kasutada äkki kunagi. Jah. Meie hommik algab jälle niimoodi, et eile Marek ei avanudki oma trendikalendrit, sest see koristamine eile läks nii pikale ja käru ära viimine ja siis ei jõudnudki. Ja siis Marek mõtles, et avab täna siis 2 tükki järjest. On ju. Aga jah, teeme selle video ära. Siis näete ka, mis ta sai. Siis peab ennast korda tegema. Ja me peame minema poodi, sest täna on Kaire sünnipäev. Peame vaatama talle mingi väikse kingituse ja siis läheme sünnipäevana. Täna on pühapäev, 2. advent. Homme on minul tööpäev, ülehomme ka. Näita siis, mis sa said tänasest videost ja advendikalendrist. Esimene asi siis eilne oli orgaaniline habeme ja juukse šampoon. Väga huvitav, väga hea lõhnaga oli. Ja siis täna olid sellised vahvlirullid pistaatsia pähklikreemiga, mis on väga hea maitsega. Siuke kerge nagu, see kreem on nagu mingi kerge tats seda Dubai šokolaadi sisune. Aga väga hea. Kohe hakata teise kohvi ja let's go. See on tõesti hea. Ma ei oodanud, et need on nii suured. Ja mis on nagu eriti tore, et nad on nagu eraldi pakendatud, et sellest ühest sa saad küll oma maguseisu täis. Siuke ideaalne amps kohvi kõrvale. Tere hommikust! Mina võtan tööle. Täiesti kohutav ilm. Marek jäi koju. Muusikat tegema. On uus nädal. Ja reedel on siis esinemine. Mina lähen täna tööle, homme lähen tööle. Siis neljapäeval on vaja linna minna. Reedel on esinemine. Reedel tulevad meile ka sõbrad külla, kes tulevad siis meiega peole kaasa. Vaatame siis, kuidas see nädal kulgeb. No nii, tänane siis advendi kalendri taga, akna taga peiti send.
sellised kohvijood. Medium dark. Vaadake neid. Väga päris tumedad on need. Versus Coffee People, mis on nagu väga heledad. Testisin siin ära ka juba need. Tegin siis nagu espresso stiilis. See on pikalt. Kohutav nägu on peas ikka. Nagu oleks kusagil koopas elanud mitu aastat. Producer life praegult. Päälinna minek. Kell on 10:15. Kell 12 on juuksur. Sest et reedel on ju Twisted Christmas. Siis peale juuksurit tulen koju tagasi. Aga ma lähen täna siis otsin ka Avele jõulukingi ära. Loomulikult ilmselgelt ma ei saa seda siin vlogis näidata. Sest Ave editab kokku selle vlogi. Aga jah, ostame talle kingituse ära, ma pärast kodus pakin ära ka. Egas midagi. Jutsin koju töölt ja Marek alles nüüd avastana see advendipaki. Spicy ginger, sellepärast ma ei jõudnud avada, ma käisin täna juuksuris ja mul mingi päkapiku mütsi udemed veel peas. Anna. Igatahes spicy ginger, orange flavor. Ma küll orange flavorit siin ei tundnud. Eks see ingera suht ülenu. Aga see jook meenutab mulle ginger joe'd. Ja, kraad juurde panna, siis on põhimõtteliselt see ginger joe. A ginger joe'd on alkoholivaba ka muidu. On jah. Nii et. Mis selle mõte on? Mis üldse elu mõte on? Raha lugeda. Hea vastus. Tänases pakis oli Marekil näokreem meestena. See on siis eraldi selline orgaaniline niisutav näokreem, aloe vera, CBD ja kanepiliga. Eriti hea sellisel jutumärkides talvisel ajal. Täna lähen kasutusse. Hakkame piparkooki tegema. Sürü, niimoodi. Ja paps. Väga hästi tehtud. Jaa, tubli. Avastasin, et ahjul on tuli läbi. Uus ahi. Mida on pekki nagu? Tuli läbi. Homme peab vaatama, äkki saab seda pirni vahetada sees, mis seal on. Ma ei kujuta ette, mis moodi see lahti käib. Mis see on? See on see... Need on need. Ise vedad ma teen kuusembu. See on ju see, sina ju. Väike müü. Jah. Tere hommikust. Mitte midagi pole näha. Meie päev hakkab täna väga varakult. Kella 7 on saanud märkamatult kell 11:30. Sa filmisid 7 või? Siis kui me sõitsime. Ja väike kohvipaus minul. Ja nüüd me hakkame sõitma kodu peale. Asjad on aetud. Saime ka ahjupirni uue Oomi poest. Oomi poest saame. Sa vlogisid läbi läks või? Jaa, eile ju. Ise olid ütlesid ka ju. Ja ütlesin, Ikea, Ikea. Aga saab uue ja nüüd siis toimib sama võimas. Kõik poeg käisime läbi ühte pirni pole saadud. Isegi Depos ei olnud. Depo jah, seal oli ka. Kleedid on kõik, aga kleedid ma ei taha panna sinna. Ei mahu sinna sisse, mingid suured olid. Aga okei. Tänane õhtusöök, kilo võileib. Meil on vabariigi aastapäeva. Ei ole, lihtsalt kilo võiku isu tuli. Detsember. Aga tulge meiega lauda siis. Hakkame sööma. Täna advendipakk oli see. Kuidas siis on, Marek? Kas maitses? Väga maitsed on. Pean ka ühe võtmast. Tikerdab ka. Nüüd järje.
Steven Jones. Nad teevad neid tartleid. Aga ka kuivatatud puuvilju. Kell hakkab 7 saama õhtul. Mina pean 7:30 minema veel näiteproovi. Homme ma lähen kella 7 tööle. Siis õhtul tulevad sõbrad ja siis öösel on Marek esinemine. Ütlen ausalt, et praegu ma ei ole väga huvitatud, sest unetunde on viimasel ajal kuidagi vähe. Tere hommikust, vlog! Täna on siis 12. detsember ja kell on kohe 7 saamas. Mina jalutan tööle. Täna tuleb selline hästi kiire päev, kuna on ka väljasõidupäev ja teatrisse minek, siis see tähendab väga palju sebimist. Õhtul koju minnes või enne õhtut tegelikult saan koju juba, on vaja tegutseda ennem kui sõbrad külla tulevad ja tegelikult ma ei tea, kas ma jõuan, ma tahaks tegelikult natuke puhata, kuigi ma ei usu, et ma nagu magama jään. Aga ma tunnen, et ma olen nii väsinud. Neid unetunde on ikka jube vähedaks saanud viimasel ajal, et nii hilja saab voodisse ja hommikul vara on juba äratus. Täna ma tõusin ka 6, et ma jõuaks ilusti 7 tööle. Vähe kohvi ära juua ja... Aga jah, eks siis näis, mis see päev toob. Sõbrad, vaadake, mis tänases advendi pakis oli. Rabarbra, kelle see nimi ei ole minule. Igatahes. Rabarbra. Miks ma ikka üritan seda lugeda? Nudistilt on muideks. See on Dry Ruba Mint Cocktail, 5,5 volli. No jõudsin koju. Annan kõigile teada. Tööpäev sai läbi. Väsimus on suur. Ma mõtlesin, et sa tuled, et ma jõudsin koju ja see vend istub siin. Mis nüüd teeme? No jah. Ai, ma pean kooki tegema. Jah. Te külalisite? Jah. Tegin koogi ka valmis. Just võtsin ahjust. Ma olen see inimene, kes ei oota kunagi, millal kook maha jahtub, et sööma saaks hakata. Ma olen kohe see kärsitu. Ma ei saa sellest aru, kas kuuma kooki saab süüa. No saab, no. Maitset ka ole. Ma pean ära maitsema, kas teistele üldse kõlbab anda. No ta on kuum, ta ei maitsegi ellu. See on natuke vahetud. Täna õpime miksima. Nii palju see, mis Tikka arvab minu setist. Pohhui. Ja minek, Twisted Christmas täna. Tegelikult mul telefon terve aeg laadis siin köögis ja ootamatult... Kas te lasete mind ka siia? Ma tahtsin näidata mu särki. Ootamatult on õhtu kätte jõudnud, kell on kohe 10 ja sõime siin ja sättisime ja panime riidesse ja nüüd hakkamegi vaikselt sõitma linna poole. Vaadake seda paharetti. Keda? Sind. Issand, see on mingi valgus filmimiseks. Marek on nii aus inimene, et läks tanklasse kohvitopsi tooma ja ta maksis selle eest. Maksin terve kohvi hinna. Tegelikult? Yeah. Pand siis kohvi ühe või? Jappas. Kristo auto jäi puhtaks veel hetkel. Kristo see, kelle nägu mitte kunagi näe. Ma kogu ütlen nüüd seda, et loogis. Kägid päkki või? Kuskil oli need? Seal nurkas. Nii külm on kui vastik. Jõudsime kohale. Aha. Marek läheb kohe lavale. With Mark Eva. Tonight
oleme kodus. Tal on kohe 5. Mina võtsin kiruga meigi maha ja käisin duši alt läbi ja nüüd ma poen magama, sest ma olen nii väsinud. Tere hommikust, sõbrad! Jälle on järgmine päev. Magamata. Väga vähe unetunde, ei saa ju päris päeva ka maha magada. Marekil on väga suur peavalu täna. Enam ei ole. Mul on kõik jumala hästi. Mina olen supermees. Ma pean vastu. Siin me hommikust jõmme kohvikest. Täielikult, jah. Eile läks natukene palju. Kusjuures ma ei saanud aru mitte midagi. Ja võtsin natukene napsikest. Iga kord kõik on nagu hästi olnud, aga seekord, kui ma nüüd lavalt maha tulin, sekundiga oleks keegi mu nagu puuga pähe pannud. Ja ma olin suht purjas. Andke andeks mulle. Ei, nad ei näinud seda. Ja siis me natuke aega olime ja siis me tulime koju. Jõudsime mingi 4:30 suht hilja. Ma korra vist äkki vlogisin voodisse minekut. Siin pidi midagi söödavat olema. Gingerbread on nagu... See lõhnab küll väga piparkoogi see vürtsine. See on nii vürtsi lõhnaga. Ja see on väga piparmint. Ütlen ausa arvamuse, et need ei ole tõesti head. Oi noh, see piparmint või mis asi see siin on, see ei sobi üldse kokku selle... Jah, nagu absoluutselt. See kombinatsioon on väga veider. Kuuse all oli pakikene ja meil öeldi, me peame selle avama täna. Kristo, kelle nägu ta ei näe, tema elukaaslane tõid paki meile. Künal. Hea lõhn. Väga ilus, selle saab sinna panna. Väga kaunis on see. Ma meeldis, ilus. Tikker, sind ka ja ära ei unustatud. Tikker. Tiki, Maius. Oi, plää, oi. Mine metsa, see on kõige uuem ju. See on 80 aasta see nagu aastapäeva. Kollektsioonist. Ja jõulu see. Ja su lemmik šokolaad. Antride kinder. Meie lemmarid ja need mustad vist, need kõige mida kõige... Vaat vähe neid siin panevad siia karpi, sest need on kõige paremad. Siin meil need on. Let's go, noh! Oi, plää, uusiir! Oi, plää, seda ma olen ammu oodanud. Siin on need nupud, mida ma arvan, mis on Logitechi oma väga kalli siir, jah. Nüüd hakkab niimoodi produumist tulema. Sa just mingi päev rääkisid, et tahaks uut iirt või? Jaa, ma seda vana üritasin tööle panna, aga ta ikkagi ei toiminud. So how'd your wife react when you told her you were gay? She was very understanding. That's nice. Did I tell you we were high school sweethearts? Lebos. Best time. Võtame siis selle peo kokku ka või kuidagi. Me ei ole jõudnudki nagu seda pidu kommenteerida. No tõesti, Krist, me varem ka sulle esinenud. Siuke teistmoodi nagu... Siuke intiimsem. Jaa, no väike klubi. See on mingi suurem saal ka, aga see on üldjuhul väiksemas koht toimub seal. Ja inimesed on väga toredad kõik. Ja see on nagu teistsugune vibe, kui see on näiteks kuskil... Ongi kas Quantumil või Haarnis. See on nagu sõprade kokkutulek, vaata. Rohkem selline, jah. Aga inimesi... Ma olin veits üllatunud, ikka nagu oli. Minu seti ajal oli ikka tantsuplatsil küll inimesi. Enne jõule siin niimoodi ikkagi... Veel väljaminekut teha veel mingitele pidudele on suht riskantne. Või noh, selles suhtes üllatav, et inimesi tuli ikka. Jah, just, et... Aga pidu sellel ajal on nagu riskantne teha. Ei, absoluutselt, jah. No, ongi siuke väike oma Eesti DJ-dega, et noh. Just. Aga jah, tore oli. Jaa, väga tore. Ja nüüd me siis... Oleme. Tarbime süsivesikuid. Kahjuks, jah. Aga jah, me lubame, võtame ennast kokku. Lubame vlogis. Jaa.
tere hommikust, Ulo! Mina eile vajusin diivani peale ära ja siis läksin magamistuppa ja siis Marek ütles, et ta tuleb kohe järgi. Eile ütlesin talle, et ta võiks sellest loost teha oma nagu versiooni ja ruttu teha see valmis nagu, et kuna see lugu hetkel lambist läks vairaliks, et siis võiks Marek teha oma versiooni sellest ja ära kasutada seda siis nii-öelda enda kasuks. Ja siis aga Marekil hakkas see mõte nagu ketrama ja siis ta oli öösel siin arvuti taga ja oli juba vaikselt midagi siin valmis teinud. No nii, kas sa lased ka? Kas inimesed tunnevad? Ei või? Ei no tegelikult see... Ei no sümbooliks, see lihtsalt algne see, noodid oli vaja sisse mängida. Aitab küll. Kurat, see klaver on ikka, ma ei tea, see nagu läheb hingena. Ja mina siin rüüpan oma uuest Muumitatsist juba teist kohvi lemmik. Ma editin seda vlogi praegu ja ma tahtsin tegelikult seda öelda, et ega ma väga ei filminudki sellel peol. Ühel hetkel ma otsustasin, et lähen ka rahva sekka ja naudin siis läbi Ika ja Mareki esinemist. Ma ei ole kohanud nii suurt üksinda kodus fänni, kui on Marek. Let's go! Ja mitte ükski talv ei möödu mul selleta, et ma pean siin temaga koos seda vaatama. Sa ise ka tahad ju? Aga ma ei nutaks, kui mul läks vaatamata. No ei, ma ei tea, no. See on ikka siuke core memorina nii-öelda lapsepõlvest. Marek sai täna advendikalendris selle. Ja ma nüüd just proovisin ka need 3 tükki ära siis. Ja minu lemmik on mandariin. See polkamint on hästi selline mindine. Piparkook, ma ei teagi, alguses maitsed seda siis. Ei saa aru, aga lõpus kuidagi on jah, kuidagi hitib see, aga see ei ole nagu minu jaoks ei ole, see on nagu meeldiv. Tehislik piparkook, no? Mis sulle kõige rohkem siis meeldisid? Mandariin vist ja siis teisel kohal on gingerbread ja see polka on viimane. Tere hommikust. Marek, tere hommikust. Tere hommikust, jah. Mis sa mõõdad siin? Sinu soove? Me istusime siin kohvilaua taga just ja jäime kohvi ja... Palju üle on enam, palju süle tahaksid sa? No, võib-olla mingi nii või? Et ta tuleksid kuidagi. Palju siit paneme üle? Niimoodi? Jah, või natuke rohkem. Võtame varuga ikka igaks juhuks. Mis mõtted siis on? Ma tea, sul olid mõtted, aga ju? Mõtted on, et teeme selle esiku vaiba ei saa. Jah, miks mitte? Tänases advendikalendris oli siis... Kas te teadsite, et David Jones teeb ka batoonikesi? Mina ei teadnud igatahes. Ma arvasin ainult tatlitega tegelevad. Noh, mis ma pean kirjeldama, mis siin on, loete ise ka. See oli isegi veits parem kui see võib-olla. Nad on väga vähe magusad. No siin pole lisatud suhkrud ega magustajaid. Banaan oli natuke fake, nagu ikka. Aga see... Vaata, selle kohta ma ütlen, et kui ikkagi tahad krõpsu süüa, siis võib-olla seda ei peaks nii palju jälgima, sest nagu, ta on ikkagi krõps. Aga see oli üpris kohutav. No nii. Mida kuradid? Saime kätte. Mis asja? Mis ma... Neil ongi see, et... Ei no, normaalne inimene oli vähemalt naisterahvas. Kes on tellimusega kaup, et hooaja värke, et kampaania need tooted mingid, siis on neil hullu maja. Pole inimesi, kes tegeleks, kes saadaks välja teateid ja mingid sõnumeid ja ühesõnaga, aga see tuli ikkagi tellimuse peale. Ja ei olnud 1-2 tööpäeva. Nüüd laupäeval tuli. Nüüd see laupäev, mis mööda läks. Aga seleta ka praegu vaatajatele, mis värk on, me polegi sellest rääkinud. Kampaania toode oli ruugis. Tellisid lambi? Lambi valgusti sinna suurde tuppa meelesse. Ja tuli meil, et tellimus kinnitatud. 2. detsember tegin tellimuse. Kirjas 1-3 tööpäeva laos olevatele toodetele. Aga kui on tellimusega toode, mida laos ei ole, siis vastavalt tarneajale. Aga mida infot ei tulnud infot tarneaja kohta, mitte midagi. Täna on meil mitmes juba 15.
ja siis ma nüüd lõpuks mõtlesime, et kuna me lähme Bauhausi täna, et siis Marek mõtles, et tuleme siit Ruugi sellest... Ma laos kohe läbi otse küsin, mis värk on. Et äkki keegi oskab midagi öelda. Telefonile ei vasta keegi, helistasin Tallinna esinduse telefonile, e-mailil e-poes keegi vasta, samamoodi, eks neil on umbes töölisi pole. Ja mõtlesimegi, et oleme rahast ilma ja oleme lambist ilma, aga tundub, et olemas. Saab paigaldada. Nice! Selle porivaiba siis nii-öelda võtame siit Bauhausist. Et see on jah 2 meetrit lai, et sellest annab siis lõigata. Vaatame siis, mis sellest välja ka tuleb, kus me oleme piisavalt osavad, et seda teha või mitte. Vaip käes. Valime nüüd terasid, et lõigata. Peab olema uus tera ikka. Panime vaiba siia puhkama. Mõtleme nüüd, kas teha see täna valmis või mitte, kell on 6. Tikker, mis sina arvad? Nii, kõigepealt siis lõikame selle ava siia valmis. Ja siis ma hakkan mõtlema, mismoodi ma seda tahan siit. Marek ütles, et seinad on kõverad. Ukse raam on kõver ees. Ma jooksun niimoodi vaadates aru, aga sükest lõikama, siis see vahe on erinev ikkagi. Aga Marek pani siis selle laminaadi siia alla lõikamiseks, et te teaksite. Mina proovisin ka vahepeal teibiga siia laine, et teha. Tõmbasin kõik ära, sest ei meeldinud. See sai ära tehtud. See vahe, nüüd peab hakkama mõtlema, kuidas siit teha siis. Seda suht ikka, jah. Oi, ma ei tea. Teipa veits kehva, teie üldse siia peale kinni. Tegelikult peaks seada ikkagi tumeda markeriga, mina teeksin käega ja siis markeri sisemise ääre järgi lõikad. See teip on minust veits kehva variantne. No jah, aga ma ei viitsi oodata praegu. Miks? Proovime. Pole ikka kaugemale jõudnud. 1 000 000 korda pannud, ära tõmmanud, ei meeldi. Nagu raske on see, et meil on mõlemalt poolt avatud, pole kuskil vastus seinaga midagi. Et kui teha nüüd ääres siit laine, lisaks ja teiselt lainest teeb nii veidar, nagu sükke läkas ümmargune, laiguline sükke, ma ei tea. Et kas jätta selle osa siit sirgeks, lõikame kõigepealt selle siit laineliseks. Et siit vaadates on enam vähem, on ju. Ja kui vaatad ka siit poolt, on ka enam vähem. Okay. Praegu vaatan seda nurka seal, ei meeldi. See ei ole üldse nii kerge, nagu ma arvasin. Elutoa valgus ka paigas. Aga pirnid saab teiselt panna ikkagi. Pane kuuste korra, sest siit ei paista nagu tipuna nad. Aga muidu on siin siuksed, vaata. Marek võttis küll vastavalt mõõdule. Aga ikka jääd välja, et siin peab lühemad vaatama siis. Aga vaibaga pole mitte kuskil jõudnud. Ma ei tea, miks ma üldse selle ette võtsin. Tundub jube lihtne. Minu jaoks ongi. Ma tean, ma lõikaks siis siit ära. Sul ikka savi. Sul on kõik okei. Mis ta murm? Jah. Ja mis siis kõige hullem, mis juhtuda saab, kui sa selle ära lõikad? Viskame ära selle vaiba. Miks ära viskad tast? Sest ma ei ole rahul praegu. Lõpeta ära. Ma ei tea, mis ajast tuleb, kus me sellega ka rahule jääme. Aga selle osa tegime ära, siis sealt mõtleme veel, kuidas teha. Vaikselt hakkab looma. On raske ka Marek lõigata nii? Nüüd peab seda puhtaks tegema. Kuule, hakkab looma või?
on ilus ju. Eks see ongi siuke nagu... Kas äkki peaks selle nurga veits kuidagi siit hästi väikse tipu maha võtma? Ma ümaramaks seda tegema. Hästi natukene teiselt poolt ka vaata. Nii, tere hommikust. Eile õhtul läks kell juba nii paljuks, et jätsime selle vaibakese pooleli, aga selle osa siis tegime ära. Nüüd vaikselt mõtleme, kuidas seda nurka lahendada. Ma vaikselt siin teibin. Ja siis vaatame edasi, kas see nurk jättagi nii või mitte. Need, kes on meid jälginud natukene kauem juba, teavad juba seda retsepti. Võib-olla mõni ei mäleta, aga tuletan meelde. Siin on siis piparkoogi taigen. Peale läheb nüüd pohlamoos. Ja see peale läheb veel ka purustatud sarapupähklid. Ja siis me keerame selle rulli ja paneme ahju. Ja sellest valmib väga hea piparkoogi maius. Inimestele, kellele meeldib pehmed piparkoogid, siis see on teile midagi. Ja. No, mina tahtsin muidugi, et moosi kustuks vähem suhkur. Jaa, aga siin meil ei ole. See on jah, see klassikaline, siin on pool on suhkurna. Ja, et tegelikult pange muidu... No vähem. Kes armastab suhkurt, pange aga julgelt seda. Ja. Me paneme seda täna vähem, aga tegelikult ma ideaalis määriks ikka korralikult seda moosi täis. Et oleks ikka maitsed ka tunda. Rohkem ei paneks. Selline ta siis tuli. Et nagu siit näha on, et moosi on väga vähe, et tegelikult peaks olema moosi rohkem näha, aga igaüks siis oma maitse järgi saab timmida seda retsepti. Jõudsime just koju ja ma avastasin, et ma ei olegi näidanud meie seda nii-öelda valmis vaipa. Et hetkel sai see siis selline tagasihoidlik. Aitan see poolt ka. Nii. Aga täna tekkis mul juba tegelikult väikene idee seda nurka siin siis kuidagi lainega teha, kas siit võtta niimoodi kuidagi või siis niimoodi kuidagi. Ühesõnaga, jah. Selles mõttes on hea, et on üsna suur vaip, et sellega saab mängida. Et võtta julgemalt siis maha neid asju. Teeme taas remonti. Aga mitte seekord endale, vaid naabrimehele. Aitan talle seina lammutada. Või no ma viin seda prahti alle. Missugune nostalgia tunne on. Täna on reede ja väga vastik ilm. Aga kell saab kohe 2 ja mina liigun lasteaeda ja kooli poole. Meil on täna õpsidega jõulu nii-öelda lõuna. Vaatame siis, mida pakutakse. Ma filmin su toitu, Greta. Liimon toit. On talle kokku maga. Ma ei vastuta. Õpside lõunast on saanud õpside õhtu. Oota, aga tule tuleb. Nüüd kehas. Oota, nüüd allapoole tee need. Need. Jah, need alla. Sellega vist ei saa, nii saab või? Vist ei saa, jah. Ja siis vaikselt tõmbad ülesse. Oota, kui nuudu on. Sul on nii mõnus. Oled väike musiroll. Oled ja. Oi, kui ilus. Kodus tagasi. Väike elektrolüütide jook. Pesust läbi ja magama. Tegelikult kell ei olegi palju. Kell on
kohe vaatame. 9:30 viisime oma õe ka koju ja oli väga tore õhtupoolik. Liisa, Võtame video kokku. me teeme 3. kord seda juba. Kindlasti kommenteerige, kuidas teie oma pühi veedate. Jaa, Meie pühad mööduvad ühe pere juures, teise pere juures. nagu ikka. Ja mis te aastavahetusel plaanite? Mis on teie traditsioonilised tegevused pühade ajal? Ja ma arvan, et see on siis meie selle aasta viimane vlog. On ju? Ja me soovime endalt poolt siis teile kaunist aasta lõppu ja häid pühi. Just. Ja näeme. Näeme uuel aastal 2026. Here we come!